Pääri garaažist. Tagaratas on 15 tolli, 200 ja kõrgus on 70. Ees on 19. 100 mai saekettas. Piduri jätad ette või? Piduriga on niisugused lood, et see on nagu kahe vahel, et tõenäoliselt nagu oleks hea, kui ta oleks olemas. Aga tegelikult ma ei taha teda sinna ette. Samas on mul tagapidur on mingi 70-ndast, kutsutakse Banana breik, et ma ei tea, kas seda ratast üldse kinni peab, et olen teinud ära mootori täieliku kapitaalremondi, nimekiri on liiga pikk, et öelda, et mis ma seal tegin. Käigukasti remont, raami siis jäigastamine ehk siis hardtailimine jaotatava ferri poolt. No laias laastus see ongi see töö, mis on nagu talvel käinud siiamaani. Mootori värv on spetsiaalne, ta on põhimõtteliselt nagu tänapäeva siis nende Harleide must mattvärv, struktuurvärv. Mul on siin mingi korralik purk, no mida iganes, ta on 98600 BF Texture Black, et suht lollikindel värv, et noh, selles suhtes ta lollikindel ei ole, et ta tahab nagu head pinda ette saada, korralikult puhastatud ja nii edasi, eks see aega näitab, kui hästi ma selle ära puhastasin. Et mootori pooled iseenesest ma lasin nagu klaasipritsist läbi ja käisin pärast karukeele ja siis kliineriga pärast üle, siis föönitasin nad soojaks ja nüüd mingi kuskil 60 kraadi, siis hakkasin värvima ja panin nagu kolm kihti peale sinna. Iga see ribi on mul käsitsi üle tehtud. Tegelikult oleks mul saanud ka natuke lihtsamalt seda asja teha, kui ma oleks natuke rohkem mõelnud, mitte tegutsenud nii kiiresti, aga pärast mul ei olnudki midagi teha, et ma pidin nagu spetsiaalse freesi ostma selle jaoks, et ma saaks need ribid nagu välja. Miks sa need kaaned maha võtad üldse? Need kaaned, ma ei võtagi maha, vaid lihtsalt küsimus on nendes boltides, mis siin kunagi pandud on, ma ei raatsin neid vahetada. Ja nad on lihtsalt kõrged, mul ei lähe mootor raami vahele. Ma saan need hiljem tagasi panna. Mul on see süütearvuti siin on lihtsalt, et mis vidin see on, kirja võib-olla Sipersse on siin peale niimoodi. Mul on võimalik reguleerida tühikäiku, mul on võimalik reguleerida siis oma nagu vastavalt sõidustiilile, kuigi see mootor nagu väga ei ole mingisugune racing riist. Mida ma nagu olen selle ratta juures nagu tahtnud teha ka, et mul on võimalus panna siia tahameeter, eks ju, mis siis tegelikult oleks siis nii-öelda elektrooniline, mida sellel ajal nagu ei olnud võimalik teha, et sükesed natuke nagu tänapäevaseid vidinaid tahaks nagu panna midagi sellist, ma ei tea, kus need jalad on siin tulevad, kuhugi need siia peab tulema. Ma arvan, et järgmine kord, kui me näeme, siis on see, et see ratas peaks käima minema ja hakkama sõitma.